tere õhtust, armsad käsipallisõbrad! Oleme eetris Mesikäpa hallist, kus kohe-kohe on algamas Balti liiga finaalmäng. Finaalmängus omavahel vastamisi Riihimäe Koksi võistkond ja SKA Minski võistkond Valgevenest. Kummalisel kombel on tegemist Balti liigaga, aga finaalis mängivad võistkonnad, kes kumbki ei ole Balti liikidest. Mis selle peale ütled, Timo? Tere ka siis kõikidele
finaali jälgijatena minu poolt ausalt öeldes, tsiteerides klassikuid, siis ütleks, et raske on sellist jama kommenteerida. Aga ei ole hullu. Tähtis, et liiga oleks tugev ja kui selle jaoks on vaja tuua väljaspoolt Balti riike sisse tugevamaid meeskondi, siis miks mitte, annab see ju meie oma klubidele siin kõvasti võimalust nii-öelda areneda ja paremaks saada, nii et kahtlemata nii see on, et SKA Minsk ja Koks on siis siuksed, nad on kõvad võistkonnad ja Eesti võistkonnad ja Baltikumi võistkonnad saavad alati selliseid häid mänge nende käest ja tehti ka ju sellel aastal muudatus, et Minski ja Koksi võistkond pidid oma kodumängud pidama kõik siis kas Eesti, Läti või Leedu pinna peal. Et enam ei pidanud siin Eesti võistkonnad seda ränkrasket bussisõitu sinna Valgevenesse ette võtma. Ja seda enam on hea tõdeda, et valgevenelased jätkuvalt olid nõus nagu sellise muudatusega ja jätkusid liigast mängimist. Järelikult nad saavad ise ka siit liigast piisavalt. Aga jah, kahtlemata on siis tegu tänavu parimat mängu näidanud võistkondadega. Riihimäel pole siis Balti liigas seni veel ühtegi kaotust. SKA Minsk seevastu alagrupi turniiril pidi võtma üllatuskaotuse siin Kehra käest ja ka Klaipeda Dragunase käest saadi ühel korral kaotus. Aga jah, mõlemad võistkonnad on siin finaali edenenud, poolfinaalmängudes väga kindlalt oma vastased alistanud. SKA Minsk siis Põlva serviti ja Koks Granitase, kui siin juba esimene rünnak Minski poole pealt ja teenitakse 7 meetri karistusvise, kui Potško viskele minekut takistati. Püüame siis üle vaadata ka meeskonnad ja need mängijad, kes siis väljas on, et vaatame, ma siis tutvustaksin kergemat nimekirja, ehk siis Riihimäe Koksi, et on meil siin mängija number 17, Juri Lukantšuk, siis on meil 31, Viktor Kovalenko, 23, Vitali Nenita, paremas nurgas on 19, Roni Sürjala, nii-öelda meeskonna liider loomulikult Teemu Tamminen, number 15. Ja kas suuresti saigi vist kõik? Väravasuul seisab neil 20 Andrei Novosselov. Nii. Selline väga pahaga. Minski mängija nüüd. Minski mängija nüüd lendas korralikult selga. Õnneks. Ja selline väga õnnetu olukord oleks võinud siin juhtuda. 2-minutiline karistus kohe kiirelt siin Marion Kulli ühe peakohtuniku poolt määrati Minski mängijale. Loeme ette ka siis Minski meeskonna koosseisu. Paremast äärest Mikita Vailupau, number 11 Aleksei Kadevitš, keskel Katkevitš, jah. Katkevitš, keskel siis number 22 Vladislav Kuletš, meeskonna üks resultatiivsemaid väravakütte, siis joonemängija Artjem Kolorjok ja ääres seal number 10 Potško. Aleksandr Potško, Rönnberg, Tamminen läheb. Ja et on näha, et võrreldes siis eilse poolfinaal kohtumisega on Koks teinud ka siin algkoosseisus muudatusi, et kui eile Tammineni ja Andres Rönnbergi me alguses ei näinud, siis täna on nad kohe algusplatsi peal ja samuti ka Sürjala ääres. Ma pean ka ühe oma pläki ära parandama siin veel, et sain siin
kogemata Koksi väravavahiks öeldud Andrei Novosselov, tegelikult on ikkagi Koksi värava suul Vitali Šitško. jah. Läksid siin väravavaid natukene vahetusse mul, aga ei sellest lugu. Koks ründab. Palli kaotus Koksi poolt. Ja tänase mängu kohtunikud on siis Marion Kull ja Martin Lillepea. Eesti ainukesed välislitsentsi või nii-öelda rahvusvahelist litsentsi omavad kohtunikud minu teada, kes käivad aktiivselt vilistamas ka Euroopas erinevaid kohtumisi. Ja on alanud siin küllaltki rabedalt see mäng, et mõlemalt poolt juba 2 tehnilist praaki. No nii, suurepärane sööt. Mängijale 50 Artjom Karalekile. Sürjele. Tamminen ja ei. Suurepärane kombinatsioon. Kuidagi harjumatud seda mängu siin vaadata, et kuna servitid siin koduplatsil ei mängi, siis ka trummipõrinat ei ole kuulda ja saalis on selline haudvaikus. Kuuleb siin isegi meeste juttu, mis siin väljaku peal räägitakse. Nii. Kuuled. Ja ei, siis koolt ja tõrje. Ja võtab siis Koks nüüd rünnakut ülesse. Kovalenko. Nenita on siis Safroni. Nenita. Kovalenko läheb viskele. Hästi jooksis see rünnak läbi siin. 3-1 on Koks peal. Kotško. Kuleš. Katkevitš. Ja mäng pannakse seisma Martin Lillepea poolt. Mängitud on vaevalt 5 minutit, aga juba on mehed higised, sest soojendus on korralikult tehtud ja ihu on veri on keema aetud. Mängus on ikkagi Balti liiga esikoht täna. Sellest ka tunda see ärevus mängu alguses. Nii, vaatame. Kotško Kuuleš paneb nüüd hirmsa kuuli teele, aga läheb Šitško tõrjest. Lukantšuk, vana Minski mängija, sellest hooajast liitunud siis Koksi meeskonnaga. Piskab vana kodukuluvi vastu värav ära ja Koks on 4-1 juhtima läinud. Katkevitš, Kuleš. Tagasi Kulešile. Siit on 2 minutit kohe tulemas. Ei. Antakse ikka. Soojenduseks veel 1 kollane. Kotško. Steliants on kaitses. Kuleš paneb veel, oi. Tahab hirmsasti see Kuleš ise visata. Korralikult pukki talle. Tamminelt hea sööt joonele, aga veel parem tõrje siin Minski väravavahilt. Saldatšeka. Ja Vladislav Saldatšenka. Nii, Sürjele, Nenita, Tamminen. Kovalenko ise, ai. Ja nüüd Minsk pool kiirega. Vahendatakse Kulets joonele, Koroljok. Ja latt pooleks, pall väravasse sealt ja Minskile teine värav. Koroljok siis 20-aastane mängumees, aga juba jõudnud esindada ka Valgevene rahvuskoondist Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril eelmisel aastal. Joone tõste. Selle aasta alguses.
ja panin nüüd Nenita selle palli teele värava poole, aga pall läheb väravast mööda ja Katkevitš. Ja super tõrjet Šitško poolt praegu. Hästi jäi veel palli jala alla, nüüd Koks tuleb omakorda kiiresse, Kovalenko. Tagasi Safronile. Tõmmati hoog maha ja võetakse rahulikult mäng ülesse, rünnak ülesse. Kovalenko, Nenita. Kovalenko ise, ai, aga seal on. Tõmbas hirmsasti vinna selle käe sealt. Seal on Kuletsi ees. Kuletsi pikkus 2.05. Ja ei ole sugugi siis Minski võistkonna kõige pikem mängija. Kõige pikem on Aleksei Šinkel 208 sentimeetriga. Joonele Koroljok ja ei mängigi üle. Šitško on pidurdamatus hoos praegu. Nii, ainukene, et Koksimehed nüüd ei ole suutnud ise ära realiseerida. Rünnak jääb Koksile. Kovalenko, Nenita. Nii, Kovalenko, uuesti Nenita, läheb viskele, paneb plokki selle ja plokist auti, nii et plokist üle otsajoone, nii et rünnakuõigus jääb Koksi meeskonnale. Vaatame ka ülevalt seda pilti. Kovalenko, kas läheb ise? Ei, jätab Nenitale. No Nenita paneb veel. Ei ole tal kiires. Palju pau, ai. Šitško on praegu uskumatus hoos. Isegi natuke hämmingus, et kus nii hästi need asjad välja tulevad. Mäletan eilset kohtumist, siis seal ka ta alustas hirm kõvasti, et Kaunase meestel ka sugugi see pall sinna sisse ei läinud, aga teisel poolel Šitško natuke väsis. Katkevitš. Patško läheb nüüd keskele. Katkevitš, Patško omavahel Kules. Ja kas viskab? Ja oi! Kaks sammu õhku ja see selline kuul praegu. Sinna juba naljalt plokki ei pane. No nii, Koks omakorda rünnakul nüüd. Kovalenko jätab Lukatšukile. Safroni. Ja trügib sealt läbi. Kull vilistab pea. Lisaks tõrjub väravaht Saldatšenka veel selle viske ära ka, nii et saab Koks jätkata oma rünnakut. Nii, Nenita uuesti. Ja kiirrünnak Minskilt. Ei saa. Ja kui Kules seda oma superviskega palli sisse ei pane sinna, siis teistel meestel jääb kuidagi rammu või kavalust väheks, et Vitali Šitško üle mängida Koksi värava suul. Aga elame näeme. Šitško siis Vene rahvusest mängija, aastaid mänginud ka eestlastele tuttavas Sankt-Peterburi võistkonnas. Tamminen läheb joonele nüüd. Jansson, Safroni viskab ja viskab ära. Oli selline väga kangutatud ise kuidagi. Koks juhtimas siis 5-3. 11 minutit, kohe 12 minutit on mängitud Balti liiga finaalkohtumise esimesest poolajast. Nüüd kes siis esimest kohtumist ei näinud. Siin vahepeal nüüd mängumees Artšem Karalek teeb skoori, vähendab Minski kaotusseisu 1 punkti peale.
et kes esimest kohtumist ei jälginud, siis kohalik klubi Põlva Serviti alistas väga põnevas kohtumises Kaunase Granitase. Nii et taaskord on Balti liigas Põlva ja Eesti käsipall pildil ja on medalil. Safroni, Jansson, Kovalenko läheb ise läbi. Kulv vilistab veel vea, aga kohtunikud on käe tõstnud, nii et kohe peaks tulema vise. Tamminen. Ja kes siis muu kui Teemu Tamminen. Ikka need kõige keerulisemad olukorrad enda lahendada võtab. See oli juba 100%, et kui Koksi rünnakul on käsi püsti, siis Tamminen selle viske sealt kuskilt võtab. On ta ju ka neid viimase sekundi viskeid väga hästi ära siin pannud, et igati selline värvikas mängumees on. Aeg seisma. Nii. Martin Lillepea vaatab. Alastatakse veel. See Koroljok on siin Minski joone peal üks võimas kuju, et ei ole küll kõige pikem mängumees, aga sihuke jõuline ja massiivne. Ja kui ta seal juba palli saab, siis on ikka väga keeruline seal kaitsetel teda välja suruda. 7 meetri karistusest läheb sooritama Mikita Filipau. Ja aga mäng on kulgenud siukselt rahulikus tempos, et ei kiirusta siin kumbki võistkond ega ei ole ka põhjust, et kombatakse veel, vaadatakse siin, üritatakse oma mängu peale suruda ja vaadata, mida vastane teeb. No nii, Janssonil tõmmatakse särk vahepeal seljast ära. Katkevits saab siin kollase kaardi Minski poolelt. Safroni paneb palli mängu, Tamminen. Kovalenko, Jansson, tagasi Kovalenkone, Lukantšuk, Jansson, kas võtab ise ette? Ei, Safronile, pikk mängumees Safroni, aga viskab keset väravat. No nii, Safroni oli palli saamas, Tamminen tuli noppis tal selle palli nina alt ära, et ma ikka ise viskan selle. Aga Minski mehed siin suudavad selle asja niimoodi lahendada, et rünnakuõigus jääb veel rünnakuõigus nüüd jääb hoopis omakorda Minski meeskonnale, et kohtunikud olid ka omavahel segaduses, et milline viga siis ennem tehti. Potško, Katkevits tagasi Potškole, Kuules. Mängumehed siin vahetavad omavahel palli. Ja Kulets. Seis on liigis 6-6. Kovalenko. Mängumees number 22, Niko Rönnberg on tulnud Koksi poolelt mängu esimest korda täna. Palli kohe uuesti Jansson. Viskab otse sinna esimesse nurka väravahi pihta, kus väravaht juba positsiooni võtnud ja paneb nüüd Niko Rönnberg jalad maas. Ja see on selline tema vise siit alt külje pealt. Ilusti tee oli vaba väravani ja Koks on peal. 7-6. Kulets. Potško. Blokist üle otsajoone. Saab Minsk oma rünnakut jätkata.
Katkevitš, Kules. Ei lähe, Katkevitšile tehakse tee vabaks. Viimasel hetkel jõuab Koks ikkagi oma kaitse kokku tõmmata ja vabalt viskele ei saa. Potško, Katkevitš uuesti. Ja nüüd Sitsko põrkesse pall, väravasse lendab. Venega pooleks. Kovalenko, Rönnberg. On ka Tamminen ennast sinna joonele sättinud. Kõvasti mehe moodi ja saabki palli sealt, aga jooksis alast läbi, et enda positsiooni parandada. Ja Martin Lillepeale ei jää see loomulikult märkamata. Nüüd Minsk läheb omakorda rünnakut üles võtma. Seis on viigis, nii et värava korral on võimalus Minskil minna täna esimest korda seda mängu ka juhtima. Vabandus siiski, esimese värava viskas siis ka Minski meeskond, nii et aga peale seda oli kiirelt 4-0 spurt Koksi poolelt. Kules saab käega näkku, aga see teda häiri. Paneb alt palli teele. Vist Rikossetist. Koksi mängija Rikossetist, vaatame siin. Ja. Täpselt. Ja kaotab Minski võistkond palli. Nii et ei jõutud isegi viskele. Kovalenko, Rönnberg. Tagasi Kovalenkole. Jansson. Kovalenko ise läbi. Ilusti kiiresti liikus siin näha. Suurepärane vaade, kuidas nagu mäest laskuja või slaalumisõitja. Tarvisel Määnukil kõik postid. Läheb Tamminen seda 7 viskama. Siit võib alati oodata siukseid imeviskeid. Üritab väravavahti kindlasti natukene. Löödi väravaraam taga kõveraks. Nalja siin praegu teha ei saa. Pandi purakas teele. Ja Koks on taas kord peal, 8-7. Aga ütleme, niisugust hoogu ja lennukust veel selles mängus ei ole, nagu oli ikkagi nüüd Granitase ja Serviti vahelises kohtumises, kus alguses hakati aga paugutama. Meeskonnad veel üritavad siin otsida oma mängu, et kuidas seda mängu siin edasi peaks mängima. Tõenäoliselt keegi ei taha ka ennast väga kiiresti siin avada, sellepärast et kui see ei õnnestu, siis saab vastane juba soliidse edu ja siis on tagaja rollis palju keerulisem nagu seda mängu jätkata, et lähtutakse, et ennekõike tuleb mäng puhas hoida. Kovalenko ääretõste, Tamminen, Sürjele, Jansson, Kovalenko joonele. Oppa ja nüüd Katkevitšin meisterliku heitega nagu Ipponi väärilise heitega võttis siin Koksi joonemängija maha. Lukjantšuk. Ja Tamminenil uus võimalus. 1-1 on kirjas 7, kas tuleb lisa? Selle väravaga on ka Tamminen ja paneb. Need on tal hästi käpas, pakub ka siin publikule elamusi. Ja ka Minski väravavahil Saldatšenkal muud teha, kui muiata selle lahenduse peale, aga no mis sa teed, kus sa tead, mis sealt Teemu käest välja tuleb. Aga Minsk on nüüd omakorda rünnakul, Potško, Kules. Vabandust, jah. Ongi ära vahetatud, ei ole enam Kulesit väljakul. Mängumees number 24, Vadim Kaidušenko. Ja pääseb kohe ise siin läbi, aga
Vilistati talle siin, et jooks. Nii, joonel, no nii. Ahah, mees on ikka teadvusel korra tundus. Meie näeme siin kordust. Ja No. saab siin Janssoni käest. Otse nina pihta, nii et ütlen päris nokki ei löödud. Minski doktor kutsutakse siin platsile. Kuidas see asi siin laheneb? Nuus piiritust natukene. Lööb pildi selgeks jälle. No see tundub nii vihane vend, et see saab ainult siit sihukesest laksust särtsu juurde veel, et No, lähebki mäng siin natuke hoogsamaks, No, see on tuleb kohe elu näha. sisse. sihuke võitlus seal joonel käib. Ja. Selline see käsipall juba on tänapäeval. Ja 7 meetri karistusvise Minski kasuks. Ja teeb ka Koks teeb väravavahtide vahetuse, Vitali Sitsko tuleb ära ja väljakule jookseb number 5 Kirill Morozov. Ja Vailub Pau siis. No, tehakse vastu. Tamminen kallistab teda kohe sellise kena viske eest, et vaatame siin kordus, suurepärane esitus. Vailub Povi poolt. Jansson, Andres Rönnberg, Kovalenko, Jürjen äärest ja ei. Ja Minsk saab oma rünnaku üles võtta, Vailupov, Potsko. Vaidutšenko tagasi Potskole, Katkevitš. Mehed nüüd vahetavad omavahel siin palli. Ja oi, milline sööt praegu. Jalge vahelt tahtis siin. Koroljok ei saanud ainult seda hästi kätte. Vaatame siit, ei, korduses ei olnud. Nii ja nüüd Potsko. Minsk paneb uuesti palli See on mängu. palli kaotus. Ja on. Kull nüüd nõuab, et õige koha pealt lahti mängitakse. Mikko Rönnbergi käes on pall. Kovalenko. Jansson. Uuesti Kovalenko, nüüd Rönnberg. Tõmmatakse rünnaku. Sürjele, Jansson. Mikko Rönnberg. Ja ilus sööt praegu. Oi, ja milline tõrje veel, aga Ai. super tõrjed. Väravavahi Saldatšenko poolt siis. Näeme siin hästi, just leitakse joonemängija. Tamminen on loomulikult valmis kohe karistama, siit tagasi põrkavad palli. Aga seekord jäi see värav tal tulemata. Katkevitš on nüüd teisel poolel. Ja hoidis praegu Jansson. Koroljoki ilusti enda ees. Koroljok küll näitab, et Jansson tiristada särgist. Nüüd on siin vaidlemist natukene kohtunikuga. Potsko, Vaidutšenko, tagasi Potskole, võtab ise ette, paneb mööda, aga
Mängutempo on ikka väga maha võetud siin, et lats on tihtilugu märg, mehed on higised, tuleb kuivatada. Keegi väga ei torma. Esimest poolaega mängitud 23 minutit ja salikella järgi 49 sekundit. Katkevits üritab joonele sööta. Koroljokile. Kutško ise. Ja siit jala pealt. Ootamatu ise. Ja vaikse poolaja seisuks on meil 9-9. Viik tablool. Tõesti väga tasavägiselt see mäng kulgeb siin ja kord on selline Koks saanud jälle siin 3-2 ette, aga siis ka kohe Minsk vastab, et ei lase Koksi seest ära Tamminen. Ka Tammineni vise, siis ei lähe, tõrjutakse väravahi poolt. Minsk tuleb nüüd pool kiiresse. Katkevits. Ja teisele pool on Sitsko. Kõige rohkem ongi silma paistnud meil väravavahid, kes on küllaltki häid tõrjed siin teinud. Jansson. Nigo Rönnberg. Kovalenko. Taaskord joonele nüüd. Ja ei tahtis. Tamminen selle kõvasti maadeb joone peal. Pall on märjaks saanud ilmselt. Käsi on püsti, viset on vaja. Huvitav, kes selle viske teeb. Teemu tuleb ka sinna juba ülesse. No muidugi. Aga vist seekord Teemule ei anta. Läheb Rönnberg. Otse blokki. Otse blokki, jah. Nii ja saab Minsk nüüd oma rünnakut üles võtta. Kutško, Kevitš. Nii, ja joonemängija teeb siis seal. Minski joonemängija teeb endale seaduse vastaselt, reeglite vastaselt teeb endale seal ruumi. Kohtunik Martin Lillepea näitab ka selgelt, et mille eest ta selle vea andis. Rönnberg, Tamminen. Läheb ise viskele, Koroljok taas blokis. See on juba Koroljokile siin 4-5 blokk. Täiesti hoiab mees kaitses käsi üleval. Kovalenko. Jansson, Rönnberg. Lukatšenko nüüd küsib palli. Nüüd näeme küll, et tegelikult oli ka siin Minski mängija jalg selgesti jala sees, aga seekord 7 meetrit siit ei anta. Tamminen nüüd. Ja ei. Annab suurepärase söödu. Ja Nico Rönnberg, nagu sa juba ütlesid, talle omase viske. Ja, et mees panebki siin nüüd üks 75% visetest siit alt või külje pealt. Ja Katkevits püüab nüüd Sitsko jalgade vahelt selle palli väravasse panna, aga noormees saab jalad kokku. Kovalenko. Tamminen. Rönnberg. Kovalenko tagasi, Jansson. Kovalenko, Tamminen. Kes nüüd läheb Koksi poolt viskele. Opa! 0 nurgast peaaegu Tamminen läheb viskele. Vaatame siit, nojah, nurk oli ikka väga väike. Ja suutis veel sinna ristnurka tabada, aga seekord post otsustas, et see pall võiks minna
pigem tagasi mänguväljakule, mitte väravasse. Ja Minsk muidugi. Jansson lõikab alla, Rönnberg. Vilistati viga, nii et Koksi meeskond saab jätkata. Kovalenko, Jansson. Tagasi Kovalenkole, Rönnberg nüüd ja palun. Mees tõestab, et oskab visata ka hüppe pealt. No jah, kui juba nii vabalt saab minna, ega seal siis ei saa enam seisma jääda ja hakata alt viskama. Potško. Ja vilistatakse siin. Suurepärane sööt Lukatšenkole joone peale. Lukantšukile, vabandust. Ja Minski mehed on kuidagi sellised, väga palju vaieldakse kohtunikuga, ei olda rahul üldse. Ja keskenduti piisavalt mängule. Kuulas on tagasi väljakul nüüd. Aeg pannakse taaskord seisma, väljak on märg. Ja, kas vaevalt, et siin Minski meestel väsimus kontides nüüd eilsest mängust on, kuigi eks Põlvas eriti pani ka kõvasti neile vastu ikka, nii palju kui vähegi torust tuli. Ei. Väsimus küll ei saa olla, et ega siin Minski mehed ainult põhikoosseis ainult seal ühe poole mängis, et juba teist poole mängisid seal varumehed. Kuulets on tagasi mängul ja kohe Kuulets kohe tabab ja toob Minski 2 värava kaugusele. Ja kohe kiiresti sai time out ka võetud. Nii, ja nüüd on siin veel tantsutüdrukute keskel on Minski treeneril vaja minna kohtunikuga asju klaarima, et ega nad ei jäta ja neid absoluutselt ei häiri, et seal tüdrukud tantsu vehivad ja võib-olla nad kuskil ette sinna jäävad. Sellele vaatamata Koksi peatreener Kai Kekki annab märguandeid ja tundub, et mängijad on väga selgesti aru saanud, kuidas nüüd viimased minutid siin esimesest poolest mängida. Ilmselt Kai Kekki selle ajaga võttiski sellepärast, et esimese poole lõpuni ootamatult on jäänud ainult 7 sekundit. Ja on siin väravhais järgiga ka Sjöman. Koksi teine joonemängija väljakule tulnud, jääb 5 sekundit. 3, 2, Kovalenko võtab 1 ja ei saanud siit Koks väravat juurde. Ja esimese poolaja on vaatamata sellele siiski Riihimäe Koksi meeskond Kai Kekki juhendamisel võitnud. 12-10 Minski meeskonna ees. 10 minutit pausi ja siis järgneva 30+ minuti jooksul selgub, kes on selle aasta Balti liiga meistrimeeskond. Teeme ka meie väikse pausi.
teeme uuesti või? Tere tulemast taas kord Põlvasse Mesikäpa halli, kus käimas on Balti liiga finaalkohtumised, teine poolaeg, 23 sekundit on mängust käinud ja Sitško, üks tõrje on juba käes. Sitško jätkas sealt, kus esimene poolek pooleli jäi, et jälle taaskord super tõrje. Aga tõrjest kätte saadud ja siis reboundi Vailupov ja enda kontosse kirjutada. Nii et Minsk vähendab siis nüüd kaotusseisu 1 väravale. Siis Koksi koosseis vasakust äärest Teemu Tamminen, siis Kovalenko, Nigo Rönnberg keskel, Nenita Sürjele, Lukjantšuk joonel ja väravast Sitško loomulikult. Siin nüüd suured vaidlused. Segased lood, võib selle asja kohta öelda. Aga vaatame üle ka siis. Äkki näeme meie mingit korduspilti siin. Ilmselt mitte. Vaatame üle ka Minski meeskonna. Paremal siis Mikita Valjupov, Katkevitš, Patško, joonel on Karaljok. Vasakul on Kuleš. Ja vasakul äärel täitsa on Sontšuk. Vabandust siin. On nende ladina nimedega üks keeruline lugu, aga vabandust jah. Ja vabandust tõesti, kui kellegi kõrva väga riivab see. Aga noored mehed, nõukogude aega oleme vähe saanud ja siis ei ole see nii-öelda see idabloki keel nii hästi selge siin. Aga ei ole hullu, pärastpoole teeme veel ühe venekeelse intervjuu ka siia otsa, nii et millised üllatusi sealt on oodata, eks kuulake lõpus. Juba andke tähele, kes siin Koksi võistkonnast praegu 2 minutit sai. Kas see oli nii? Nii, Tamminen läheb viskama, aga paneb selle kürje võrku. Ja seis on hetkel viigis. Potško, Kuleš, Katkevitšile. Mehed võtavad siin rünnakut vaikselt ülesse. Kuleks. Ja saab ka 2 minutit siin Kovalenko. Kohe näeme korduses, kas oli seal näkku mängimine. Ja täpselt nii. Ja. Lasi käed ette. See mängijale näo peale, aga ja palun. Ei, milline värav praegu. Super värav Koksi poolt. Kõik Minski mehed alles veel jalutasid, nautisid siin rõõmsalt seda olukorda, et on 2-ga ülekaalus, aga ei olnud isegi mitte väravat selle üllatuseks valmis. Aga see on Rihme Koks. Meeskond täis üllatusi, Kulets. Katkevitš tagasi Kuletšile. Kules võtab ette. Jaa, väga hästi. Koksil on nüüd päris keeruline siin. Viimased 10 sekundit mängivad siin lausa 2 mehega vähemuses Sürjala. Rönnberg, Tamminen. Lukjantšuk tuleb Nenita tagasi. Tamminen nüüd võtab Rönnberg. Nenitale. Rönnberg. Rönnberg paneb ise. Tuleb siit alt jälle. Ja vailub Pau kiires ja viskab ära. Ja tuleb siit ka 2 minutit Teemu Tamminenile.
raskelt on alanud see teine poolaeg siin. Riihimäe Koksil täiskoosseisus väga ei saagi mängida. et jah, ja Minsk on nüüd 2 väravaga peal. Koroljok käis siin ka Tamminenile sõnu peale lugemas, et mees kurat ühe korra veel nii teed, siis Sürjala, Rönnberg. Nenita esimesele poolajale paugutas kõvasti plokki ja mööda. Värava üldse saigi kirja. Ei, selline lihtne 7 antakse ikkagi. Kohtunik Martin Lillepea oli see samas juures, no vaatame. No oli siin väike siuke tõuge, aga ta oli juba ääre poole minemas ja siuke pall oli... Ise oli nii-öelda ennast juba kehva seisu mänginud. Kohtunik päästis siin. Aga nagu öeldakse, siis ausus on majas. Suurepärane tõrje Saldatšenkalt. Ja ei tule Koksi meeskonnale ka siit värava lisa, nii et 2 väravaga taga, kui poolajalt tuldi 2 väravaga eduseisus. Ja Koroljok. Minsk. Ja Koroljok nüüd näitab oma võimu siin. Tasapisi nüüd teise poole algus siin tõesti Minsk hakkab eest ära minema. Aga vaatame, kas Koksil on veel käike. Mida juurde panna? Rönnberg, Nenita. Ja viset on vaja. Ja kohtunik vilistab ära. Ja siit on... Potško. Kulets. See on tema mäng. Kui niimoodi vabalt juba mees õhku ära lastakse, siis hüppa sa seal ees käed üleval palju tahad, ta paneb sul ikka üle ära selle. Ja kui siin kordusest vaatame... Keegi vastu ei tule ja seal. Tamminen. Tamminen tagasi mängus. Nenita nüüd ja oli lähedal vahet lõige praegu. Valjupov. Rönnberg alt, ei ülevalt, blokki. Ta saab kiiresse. Valjupau. Ja siis kohu tõrju. Rinnakorv on ilmselt mölkis, aga ei ole hullu, mäng läheb edasi. Rönnberg paneb Nenitale, see palli hästi kätte ei saa, kehv sööt oli ka. Sürjele. Ja tuleb ilusti ääre peal. Nii, kas nüüd läheb mängus, kas Koks võtab ette ja hakkab tegema? Suurepärane esitus siin veel korduses. Ja oli lähedal siin Koroljok taaskord. Et 2 minutit välja meelitada. Kulets, Potško, Kadevitš, äärde Valjupau ja super vise. Väravail siit skooli ei olnud muud teha, kui pall ainult väravast välja nokkida. See, mis kiirrünnakuga ei realiseerimata nüüd äärest. 18-14, Minsk peal. Ja Riihimäe Koks siis hetkel rünnakul. Rönnberg, Sürjale. Rönnberg. Nenita. Nenita ei julge enam viskele minna. Ei ole praegu, ei tule kuskilt visata. Oi! Milline topelttõrje praegu. Ja sealt tuleb 2 minutit ka ilmselt Rönnbergile. Ei, Lillepea halastab praegu. See oli tõesti praegu Balti liiga aasta parima topelttõrje kandidaat ja arvatavasti ka laureaat.
absoluutselt. ja ega ei olnudki muud, kui mehed palli väravasse ei saa, kaitses Minskit kätte ei saa, siis Riihimäe Koksi peatreener Kai Kekki oli sunnitud aja maha võtma, rahustab siin mehi, ütleb, et te olete aastaid seda palli väravasse visanud, et võtke nüüd ennast kokku. Et oleme ikkagi Balti liiga finaalis praegu, mitte kuskil sõpruskohtumist siin pidamas, et vaja nüüd asja hakata tõsiselt võtma. Minski meestel on lõbu laialt, sest spiritus hästi ringi peale. Et ikka meeled erksaks püsiksid. Ammoniaaki kulub ohtralt. Õnneks ei ole see veel keelatud ainete nimekirjast, nii et seda võib täitsa julgesti seal minutilisel pausil tarbida. Eriti on see väravahtidel moes. Siin on Eston Varuskil on alati 2 tupsukest taskutes. Ja siin näeme ka, et see topitakse kohe linna see. Igatahes. Tõmbab pildi selgeks küll. Olen proovinud. Eks sa tead, millest räägid, jah. Ma olen saanud seda isegi proovida. Rönnberg. Sjömanile. Ja ei pure lahti praegu seda Minski kaitset kuidagi. Hästi on Minski kaitse tööle saanud. Kovalenko. Janita. Kovalenko on tagasi. Viset vaja. Opa, ja ikka varbasse. Ikka varbasse. Kulets ja oi, no Sitškolt suurepärane tõrje jälle. Ja natukene kiirustas siin palli võtmisega. Janita. Kovalenko võetakse kinni, rünnak uuesti käima, Sööman on toodud joonele. Nii. Ja ei taha keegi viskele minna. Variant juba oli, aga palun. Ja tulemuseks on see, et palli kaotus ja Minski meeskond on poolkiirega siin rünnakusele tulemas. Koks jõuab nüüd õnneks küll tagasi õigel ajal. Saavad veel kõige hullema ära hoida, aga Minski meeskonna käes on nüüd rünnak ja vahe on 5 ja kohe võib olla 6. Mänguohjad on läinud Minski kätte. Dikert nüüd jooks Potško poolt. Kovalenko. Janita. Kas võtab Tamminen selle viskisid? No ikka, kes siis muu? Teemu Tamminen. Hästi pettis kaitse ära ka. Ja nüüd. Ja siit. Ja oi. Lihtne värav. Ja oleks ka 7 meetrit ilmselt tulnud. Tamminen ise värava tehes kaitsesse tagasi ei jõudnud piisavalt kiiresti ja määruste vastaselt seal Voljupovi takistas viskile minnes, aga jah, meisterlik vise, ringpall väravasse. Janita, Tamminen nüüd teab. Tamminen hakkab otsustada siin ise mängu. Potško. Revits, Kulets. Ja on. No Tamminenilt, suurepärane tõrje. Sitško poolt, asus vaatab ka Tammise poole, et mida sa mees seal teed platsi peal. Ja Tamminen tulebki ära pingile, ilmselt on ära tõmmanud oma parema jala säärelihase, et hoidis sellest või puusa juurest kõvasti kinni, nii et väljakul tuleb Koksi poolelt. Tuominen, kes siin poolfinaalis hiilgas Koksi poolelt. Et vähemalt on väärt asendus võtta. Väravatega. Ja ega väärt asendus kindlasti. Janita, Rönnberg. Ja saad jälle. Nii. No mis, Viljast ei ole nüüd võimalik üldse aru saada enam.
algul tuleb vile-hile, siis ei saa siin, siis ei loeta Koksi väravat nüüd tagada tipuks ära. Sest et ilmselt on mängitud lahti kohast, kus seda tuli teha. Aga Koksile jääb rünnak ja võimalus siis vahet vähendada 4 peale. Benita läheb ja ei saa. Ja nüüd võib-olla natukene kergesti lastakse siin Koksi meeskonnal seda rünnakut jätkata. Kovalenko ja paneb ise. Ja ei saa. Soldatšenko on kui müür väravas. Võisime öelda, et esimesel poolel tegi. Ja ai, nüüd Koroljok näitab oma võimu siin. Käed laiali. Suurepärane söötu Kuletši poolt. Et kui esimesel poolel säras siin, noh, ja ei ole ka üldse kehva mängu tegemas ka nüüd siin Koksi väravat Tšitško, siis oluliselt paremini on tegutsema hakanud Minski väravat. Mikko Rönnberg ja läheb ja ei. Soldatšenko on ikkagi ees ja on otsustanud teisel poolel oma värava puhta hoida põhimõtteliselt. On sinna ainult 3 palli lasknud. Nagu, jaa, siin tundub juba, et 14 minutiga. Minski meeskond juba hakkab lustima. Et võib medalid kael ära panna või? No ei tahaks veel öelda seda, aga kipub nii minema siin. See Minski meeskonna jõudemonstratsioon siin teise poole, esimesel poolel on ikka päris muljetavaldav. Ja nüüd lõpuks saab ka Koks. kakskümmend 2-16 Minski poolt vaadatuna, siis mänguseis edu on soliidne. Potško, Kuletš. Ja paned siit. Oppa, 2 korda käis pall postis. 1 kord Kuletši viskas, teine kord Sitsko enda jalast. Enda jalast, jah. Õnne oli praegu Koksi meeskonnal siin, et see värav ei tund. Öeldakse, et õnn soosib tugevamaid. Õige pea on selge. Kumb meeskond täna siiski see tugevam on. Ja nüüd tõmbab super tõrje praegu Minski väravahi poolt. Sai siit Rönnberg hästi alt tõmmata ja 12 meetrit praegu kuules ja näitab võimu teiselt korruselt. Nii, Koks nüüd läheb ise. Ja Kovalenko. Nõutakse siit 7 meetriga väristusviset. Seda kohtunike vaar ei vilista. Kovalenko. Nii, Kulla saab palju uuesti mängu panna. Sjöman, Kovalenko. Tagasi Kovalenkole. Toominen. Ja Kadevitš teenib 2-minutise karistuse, nii et see on see, mida me oleme oodanud. Võimalus Koksile, et nad saaksid mängu tagasi tulla. Olge mehed ja kasutage see 2 minutit ilusti ära. Potško. Kuules. Potško, Kuules. Ja ei, Koroljok näitab sinu võimu. Ja 7 meetri karistusvise tuleb siit. Kui tulla veel tagasi mängumehe
Vladislav Kuleši juurde, siis vähe sellest, et tal on pikkust antud 2 meetrit 5 sentimeetrit, siis vaatame selle karistusviske sinna ära. Valjupov realiseerib selle, et Kulešil jah, et on seda atleetikust ja hüppevõimet ka veel omajagu seal juures, et püsib väga hästi noormees õhus, et tõsine talent ja vanus ka alles siin 20. Nii et on oodatud tulevikus hakkab mehe tegusid tegema. Aga nüüd vahepeal sai värava juurde siin Koksi meeskond, autoriks oli ja ongi Kulešin Viktor Kovalenko. Personaal peale võetud. Ja hästi tehakse siin ette praegu Potškoole viskekoht. Sko tõrjub. Potško peale viske, aga Koksi kahjuks läheb pall üle küljejoone ja Minsk saab oma rünnakut jätkata. Vähemuses on neil jäänud mängida veel see 15 sekundit. Roljok, Sko, Kulešile ikka üritatakse panna ja Sjöman nüüd võtab selle palli vahelt. Väike jooksuhõng oli seal, aga sai mees siin rünnakut jätkata ja realiseerib ära. Nii, nüüd Koksil väga lähemale ei õnnestunud tulla selle 2 minutiga, et Minski edu on siiski siin piisav, et hetkel, et nad saaksid rahulikult hingata, ei pea väga vabistama. Nad rahulikult oma rünnakut siin on Kules. Ja Valjupov nüüd ja otsa jooksu. Sitsko tahtis kiiresti mängu panna ja Koroljuk siin proovis seda vahelt võtta, aga ei, hoopis Viktor Kovalenko. Ja vahe on 4, et nüüd peab Koks suutma siin paar kaitset kätte saada ja palun. Spartak Mironovitš võtab Minski poolelt aja maha. Ilmselt ennetab seda, et mehed hakkasid asja liiga lihtsalt võtma ja kaitses kuidagi vajuti ära, et tuleb ikkagi rohkem pingutada. Annabki siin Spartak Mironovitš õpetussõnnisel ennekõike Potškoole otsa vaadates. Nii-öelda mängujuhile siis, et kuidas nüüd ikkagi see asi kindlalt ära kindlalt Balti liiga finaali võid endale tasku pista. Karikas oli juba sekretäriaadi laua peale välja toodud, nii et mehed on näinud, mille nimel täna mäng käib. On mille nimel pingutada. Lisaks au ja kuulsusele. Nii see kahtlemata on. Ja mängu lõpuni jääb siin 10,5 minutit. Vahe 4. Kõik on võimalik. Ja ründab Minsk, Potško, Kuleš, Kadevitš, Kulešile tagasi. Kadevitš võtab ise, et ei, Kuleš. Ja rünnakuõigus jääb Minski meeskonnale siin, Kuleš sai küll viskel, aga ja Kuleš viskabki selle värava ära, mis tal esimene kord viskamata jäi. Ja seekord oli ka Vitali Sitško võimetu kuidagi oma meeskonda aitama siin. Koks võtab nüüd rahulikult rünnakut ülesse.
Rönnberg. Tuominen. Nagu sa ütlesid, võrdväärne asendus Teemu Tamminenile. Hoiab Koksi mängus siin ja kas nüüd oli siin lähedal, et Koks saab selle palliga vahelt kätte, aga siiski Minski mehed olid nobedamad. Potško. Minski meeskond mängib nüüd edasi. Nakule läheb, viskele läheb Vailapov. Ja sisse ei lähe ise, nüüd on Rönnberg sinna hoiatas juba, et olge valmis, panen alt. Ja nüüd Sjömanile sinna. Ja tuleb. Värav ära. Vahe on 3. Ja ikkagi peab mainima, et tuletades meelde veel eelmist kohtumist, kus siis mäng käis enamasti ikkagi kiirrünnakute peale, siis siin ka väga rahulikult longitakse selle palliga üle. Ja nüüd Minski meeskond eesotsas Potškoga teenivad siit 7 meetri karistusviske. Saadud kaitset õigel ajal ilusti kokku ja Potško purjetas sealt läbi, et pall väravasse ei läinud, aga värava suule tuleb Kalle Alander. Ja kõva paugu lõua alla praegu. Aga mees juba teist nägugi. Super vahetus praegu Kai Keki poolt, et sellisel hetkel panna võistkonna kolmas number väravasse. Kindlasti ka Kalle Alanderile hea võimalus ennast näidata positiivsest küljest. Kovalenko, Rönnberg. Tuominen. Rönnberg ei saa sööta, viset on vaja varsti, käsib üleval. Ja oi! Pani Rönnberg siit alt. Niko Rönnberg. Kai Keki on ise ka äksi täis. Saab selle Minski kätte või ei saa? See on tema leivanumber siit näha, et ta juba otsib seda siit kogu aeg. Potško. Kadevitš. Ja liiga lihtsalt lastakse vastata. Jäädi lootma siin, et küll Sitško ära võtab värava suult, et oleme rahulikult oma koha peal, aga näed, vastu on vaja astuda ikka meestele. Minski mehed ei ole ka mingid papispoisid. On ju neid Balti liiga tiitleid siin oma jagu tasku pistetud. Tuominen, Rönnberg uuesti. Ja paneb samma kohta teise paugu veel. Ja 2-minutiline karistus veel Kulešile. Sjömanil veel särk seljast ära tõmmatud. Ja Rönnberg on selline. Vaatame nüüd olukorda. Mängu lõppude mees, et mäletan siin hooaja alguses, kui Serviti mängis 2 korda Koksiga kodus, siis mõlemas mängus seal Rönnberg need otsustavad visked enda peale võttis ja ka edukalt. Kadevitšile on hakatud teda võtma personaalselt siin. Nüüd on vaja kaitses Koksil kätte saada, Potško. Kadevitšile. Koroljok ja nagu ei oleks arugi saadud, et üks mees vähem on. Lahendati väga hästi see olukord ära praegu. Nii. Rönnberg ja kolmas. Ja ikka külje peal. Mees tunneb, et peab siin võtma initsiatiivi enda kätte järjest rohkem. Ja õieti teeb. Potško.
Koroljok. Vailab Pau palliga. Kadevitš läheb viskele. Ja viskab ära selle värava. Mängu lõpuni jäänud mõni sekund Ei vähem kui suutnud Sutško, jah. Ka kuidagi seal midagi teha. Vastu tahab nüüd Kovalenko panna samamoodi, aga pall läheb siiski väravast mööda. Kovalenko, Rönnberg palliga, Toominen. Jansson pääseb läbi. Ja ilusti esimesse ülemisse nurka. Taas 2, väravat ei ole. Ei ole see Koksi lootus kadunud mitte kuhugi. Ja Minski meeskond nüüd mängib täies koosseisus, sest Kuleši karistusaeg sai kantud. Ja viimased 4 minutit saame kindlasti näha väga põnevat käsipalli siin Põlvas Mesikäpa hallis. Postimehe otseülekande vahetusel. Potško vabalt viskele. Saab siin tulla Koks. Kiirega veel. Lukantšuk ise. Ei. Kovalenko äärde, Toominen ei lähe ise sealt viskele. Kovalenko ei. Jansson. Peatab palli kinni. Safroni jookseb vahetusse. Tuleb Rönnberg. Kes peab selle viske ilmselt siin võtma jälle. Viimase 3 värava autor siin Koksi meeskonna poolt. Niko Rönnberg. Kes võtab ka 4. viske. Kui lastakse, küll ta võtab. Ja võtab, ja täiesti uskumatut mängu teeb siin lõpus praegu Nigo Rönnberg. Ja millised visked need on olnud, et täiesti suurepärased. Kõik lati alla, kõvad visked sellised, teravad. Ja vahe on ainult 1. Ja on tõnda, et siin Minski meestel on selline peataolek natuke, et mida teha Rönnbergiga? Ja rünnakul, et Kuleš on kinni võetud ja Potško nüüd oli lähedal vahet õige veel ja antaksegi praegu vale kate ilmselt või jah, jooks. Jansson, Kovalenko. Safroni ja mis sa arvad, kellega ta vahetab ennast nüüd? Seda ei ole vaja palju arvata. Värava kahur tuleb väljakule. Ja Kovalenko palliga, Jansson, Toominen, Rönnberg, kes võtab veel viske, ei võta. Kovalenko pääseb läbi ja on viik majas. Koks on teinud siin päris uskumatu tagasituleku mängu. Ja siin me näeme veel väga põnevat viimast 2 minutit. Super käsipall. Vaikselt on hiilinud siin terve see 60 minutit. Tundus juba, et Minsk on seda mängu rahulikult võidusadamasse tüürimas. Aga Nigo Rönnberg ja koos temaga ka Riihimäe Koks seda nii ei arvanud. Hetkeks aeg maha. Korrand sai märjaks siin, mehed olid pikali. Korraks saavad ka hinge tõmmata siin. Näidatakse siin Riihimäe Koksi vahetusmeeste pinki. Potško, Kadevitš võtab viske ja Sitsko. Teravalt sinna ette posti. 1,5 minutit jäänud. Ma näen nüüd õigesti, et on vahetatud ka väravavahti Minski poolelt. Ja. Väravasse on siis tulnud number 33. Artjom Podassinov. Rönnberg joonele, Lukantšuk, 7 meetrit. Ja kas nõutakse siin 2 meetrist karistust, aga kohtunikud seda ei näita. Vaatame siin korduses. Ja taas Rönnberg on see otsustaja siin, et paneb väga hea söödusid. Ja. Rahvas skandeerib, teemu. Ja ei! Teemu näitab siin väga rahvale. Teemu pakub publikule seda,
mida nad ootavad. Ja algas mängu viimane minut. Sellega, kui seis on viigis. 29, et kas me näeme veel täna ka lisaaega. See on 50 sekundi kaugusel. Potsko. Nõutakse jooksu siin, käsi on üleval, Kuules. Ilmselt peab selle viske siin võtma, riputakse siin küljes. 9 meetrit. Käsi on üleval, viset on vaja. Ja aeg seisma. Ja on veel 28 sekundit lõpuni jäänud, et väga-väga Kuules selle viske võtab, tal ei ole see probleemiga 12 pealt. Siit on 2 minutine karistus. Kovalenko ilmselt minule siia poole tundus, et rippus seal käe otsas. Puhtalt oli käe otsas ja pani korraliku konksu. Aga ei antagi mitte midagi praegu. Uskumatu. Aru saadud, Minski meeskond väga leilis praegu. Kuidas siuke asi nüüd, kohtunik oli seal samas. Nii uus võimalus Kuulesil. Ja Sitsko tõrjub. Ja nüüd on Koksi võimalus. Ja jäänud on 15 sekundit, Koks tuleb. Ja võetakse time out veel. Oi. Nüüd tõesti. Lisaajast lahutab meid ainult 15 sekundit ja üks ebaõnnestunud Koksi rünnak. Aga kui nüüd Kai Kekki ja Riihimäe Koksi meeskond suudab siin minutiga panna kokku sellise plaani, mis tagab neile värava, on Riihimäe Koksi selle aasta Balti liiga võitja. Suurepärane comeback meeste poolt. Minski meestel on juba käed koos. Meeskonna rünnaku liidrid. Igor Rönnberg ja Viktor Kovalenko siin. Ilmselt arutavad omavahel, kumb selle viskis siin lõpuks võtma peab. Ei mängitakse üldse, kas Teemu Tamminen tuleb või äkki mängu ei. Toominen jääb väljakule, nii et Tamminen seda purakat enda peale ei võta. Novosselov. Nii läksime. 4 sekundit tuleb rahulikult, väga rahulikult. Minski tuleb peale, 10 sekundit. Kovalenko, Rönnberg. Nüüd Minsk on peale. Ja väravaht toodi mängu ja on siin veel ja lisaaeg. Ja me näeme lisaaega. Koksi meeskond ei ole üldse rahul selle lahendusega, mis neil lõpuks sealt välja tuli. Et oleks võinud, kes seal nüüd tuligi väravavai särgis väljakule, et oleks võinud hoopis edasi sööta selle palli. Aga jah, nii et on siin nüüd 5 minutit pausi ja siis on 2 korda 5 minutit lisaaega. Nii et võtame hetkeks meiegi selle pausi ja kastame natukene keelt, et ikka juttu jätkuks.
ja 5 minutit siin Põlvas Mesikäpa hallis läks üllatavalt kiiresti, nii et oleme tagasi pildiga Balti liiga finaali kohtumisest, kus omavahel on lisaajale jõudnud Riihimäe Koks ja Minski meeskond. Normaalaeg lõppes siis 29-29 viigis, nii et 2 korda 5 minutit. Loodetavasti annab meile selguse, kes on selle aasta meister. Rönnberg. Siin see Koksi meeskonna spurdi algataja. Võtab viske alt, ei võta, käsi üleval, Kovalenko, iset on vaja ja jooks. Kulesil nüüd oli segadus, et kus see pall jäi. Oma mängumehe kõhu all oli pall. Apelleerivad sellele, et Koksi mehed siin panid palliga plehku, aga päris nii see ei olnud. Ja hästi ollakse kaitses vastas, Kadevitš. Kuules nüüd Kadevitšiga siin muudku söödavad seda pallikust edasi tagasi üksteisele. Ja nüüd mängumees Maksim Santšuk oma esimese värava viskab mees täna ja väga tähtsa värava. Väga tähtsa viib Minski meeskonna siis lisaajal juhtima. Kovalenko. Novosselov. Poominen, Rönnberg. Läheb Jansson. Jansson nüüd külge ees siin. No, Rönnbergi jaoks on vara vist veel, et nüüd ta vaatab, et on mängu siin küll veel, et ei hakka viskama. Ootab neid viimaseid minuteid. Absoluutselt. Küll on mõned üllatused seal käe sees veel on. Koksi meeskond rahulikult. Mängu edasi, ilus joonele ja no kahe käega pandi. Nagu käsipalli miniliigas väiksed poisid joone peal. Koroljokoi! Sitsko! Sein on ees. Nüüd on võitlust siin kõvasti. Väravavahid teevad suurepäraseid tõrjeid. Kadevitš. Kules. Sitsko. Kadevitš. Ja viskab. Ja Sitsko on mees omal kohal. Praegu siis polegi rohkem väravaid visatud, kui Santšuki üks värav. Rönnberg. Joonele uuesti Lukantšukile, nüüd on 7 meetrit. Kes nüüd läheb seda viskama? Tamminen. Kas tehakse mingit üllatust siin? Tamminil ongi parem põlv on siis ära teibitud. Põlve alune õigemini siis rahvas skandeerib. Ja rahulikult keerab ennast kus palliga väravahi külje peale ja valugrimassiga siin tuleb tagasi vahetusmeeste pingile. Potško, 1-1 ja jooks. Väga kehval hetkel siin saab noormees selle jooksuga hakkama. Värav juba oli tehtud. Koksi meeskond nüüd. Tundub, et Põlva publik on Riihimägi poolt. No eks Soome ole meile natukene lähem riik kui Valgevene. Soomega on omajagu madistatud ka. No nii, kas Rönnberg nüüd läheb ise uuesti joonele? Taaskord väga ilus sööt, aga ja nüüd 2-minutiline. Nüüd kummaline otsus Martin Lillepea poolt, et vaatame kordusest seda siin.
lasi lahti tõesti. ilusti. Et ja. Eks ta tegi nii, nagu jalgpallis antakse kollaseid kaarte, et loeb ette, et 1, 2, 3 korda oled sa teinud seda trikki, et nüüd saab puhkama minna 8 minutiks. Nii, mida teeb rahvas? Uskumatu ja tuleb midagi. Viskab mööda väravast. Oli võimalus viia Koksi meeskond juhtima, aga ei tea, kui nüüd järgmine kord, kas uuesti läheb Teemu? enam näeme, kas Koksile pakutakse veel varianti. Lisa ja esimese poole seis on 1-1 ja peab veel siin 20 sekundit minna. Kuleš ja käsi antakse üles, Potško, viset on vaja. Ja sööt Davitsile ja üle värava. Põrkega üle värava, pall läheb üldse saalist välja. Ja kas jõuab veel Koksid? Mingi visked ja Rönnberg ilmselt võtab selle siit. Ja pane vääre sisse! Uskumatu! Esimese lisaaja lõpu viimase sekundi viske. Nico Rönnberg, nagu sa enne ütlesid, liiga vara oli tema jaoks siis visata. Vaatame seda. Ikkagi siit kõrvalt jälle. Mehe selja tagant. Ja Minski mehed on vihased. Ja Koroljok nüüd siin veel selgitab Martin Lille peale, et mille kuradi ees sa mulle selle 2 minutit praegu väänasid siin. Ma ei teinud ju mitte midagi. On Minski meeskonnal täna tõesti olnud ütlemist siin kohtunike ka ja kohtunikele oma jagu. Kas ma nüüd nägin õigesti, et Minski meeskonnal on Koksi meeskonnal on eestlasest füsioterapeut või? Tundus korraks, et nägi Margus Partsi, aga ei usu. Siis oli see minu silmapeete. Jah. Margus on jalgpalli juurde. Siirdunud. Ja, endine Põlluserviti füsioterapeut siis. Vailupov. Sai Kadevits. Kiire karistus Kadevitsi poolt. Et käsipallifinaal on kujunenud täiesti ootustepäraselt. Täiesti finaali vääriliseks. Kovalenko, Rönnberg võtab viset ja võta. Ja nüüd äärest. Jaa, kes see on meil siin? 20 Andrei Novoselov. Novoselov, jah. Ka mees, kes mängu jooksul väga palju pole silma paistnud, aga otsustavatel hetkedel on... Esimest korda mängus minu meelest. Ei, ta on varem ka meil jooksnud, aga täiesti jokker kaardipakis, nii et suurepärane esitus siin ääremängijate poolt mõlemas meeskonnas. Kadevits, kes võtab uuesti viske ja palli kaotus praegu, väga. Ja veel paar sekundit saavad Koksimehed ülekaalu nautida, aga juba on Koroljok tagasi. Rönnberg näitab kombinatsiooni ühte Kovalenko. Vaatame, mis see üks siis siin tähendab Koksil. Nii, Kovalenko tõstab äärt. Siin meeste vahetused. Jansson. Ja Rönnberg. Ja see tähendab, et palliga löögakse. Selline on kombinatsioon 1. Viskame palliga väravasse koos väravavahi. Ja suurepärane tõrje Sitsko poolt. Ja aga õnnega pooleks Potško praegu. Nokib palli ülesse. Ei, väravat ei loeta. Aeg pannakse seisma. Ja oli siin praegu Minskil väga ebaõnne. Väravat oli selle palli juba kätte saanud, aga potsatas sellega sinna väravasse. Samas teisel pool oli jälle õnne. Potško selle ja kas Kalle Alander taaskord väravasse pandud. Ja suurepärane 2-2.
Vailupov praegu eksib sellisel tähtsal hetkel. Ja nüüd ei ole enam koksimeestel kuhugi kiiret. Aeg tiksub nende kasuks. Koks on 2 peal. Nii et Balti liiga karikas hetkeseisuga on minemas Soome. Rönnberg. Ja kohe peaks käsi tulema. Käsi on püsti. Viset on vaja, Rönnberg seal ilmselt siit võtab nüüd. Ja täiesti uskumatu mees on see. Mida? Ja vahe on 3. Ja Kuules paab kohe vastu. Korras. Aga täiesti uskumatus viskad Rönnbergi poolt. 6 käe vahet kuskilt ja ära ta viskab selle. Ja Lutantšuk praegu, aga ilge puraka paneb latti. Minsk. Ja Rönnberg. Ja nüüd. Ei, aga. Punane kaart. Võeti välja Marion Kulli poolt. Ma vaatan seda nüüd. Võib-olla see selline õhkõrn puude oli, aga selliste kiiruste pealt ja kui mängija läheb vabalt, siis ei tohiks üldse teda puutuda ega mitte mingit sellist. Kohe näeme. Jookseb, üritab siin ja no tõesti. Kuidagi koperdas jalgadesse, jah, vist. Ja läheb teema uuesti. No pinge huvides võiks ta nüüd eksida uuesti. Elame näeme. Teemu Tamminen toob selle karika, viib selle karika Soome ja viib selle Riihimäe Koksi vitriinkappi. Oma realiseeritud 7 meetri kalistusviskega. Kuules veel üritab, aga kõik, nüüd on vist kõik. Sellepärast, et Koks enam ei ründa, meestel on näpud püsti. Koroljok näitab seal Kullile, et mees, saame peale mängu. Kas sulle makstud selle eest? Kurat mees, mida sa teed siin? Koksi fännid on täiesti saalis olemas, nii et ja palun. Siit saab punase kaardi veel Koroljok ilmselt. Või 2 minutit. Nüüd mäng läheb väga mustaks ära. Pettumus Minski meestel on siin suur, et niimoodi meil see kohtumine lõpeb. Rönnberg nüüd tõeline mängukangelane, Nigo Rönnberg. Sünniaasta meil 92, pikkust 190 sentimeetrit. Ja nüüd enam Minski ei proovigi siin ja Koks tundub, et saab oma. Rönnberg veel kasvatab oma isiklikku skoori siin. Ja Koks on saanud oma see, mida nad on nii väga siin pikki aastaid taga igatsenud. Lõpuks ometi on Balti liiga võitjad ja finaalis alistati 36-32 ka Minski võistkond. Ja seda siis lisaajal. Suurepärane esitus Koksi meeskonna poolt. Mäng oli tõusude mõõnadega nende poolt vaadatus, aga tulemus kindlasti positiivne ja mehed on siiralt rõõmsad.
ja ei tahagi teada, mis Minski meeskonna poolt siin, eks siin pärast klaaritakse neid asju kohtunikega, aga kui hakatakse klaarima, aga no tundus, et seal natuke tehti liiga seal kogu aeg, eriti sellele joonemehele ja aga noh, selline see mäng on ja igatahes Koksi poolelt pole kahtlustki, kes on mängu parim mängija. See on kindlasti Kuules on siis Minski poolt. Ja kui see nüüd Rönnberg Koksi poolt ei ole, siis on küll midagi siin maailmas väga valesti. Aga palun! No, jah. Igatahes võib öelda kindlasti, et Rönnberg oli sama palju väärt seda parima mängija tiitlit, aga jah, suurepäraseid